Tartu Pauluse kirikut, mille ees me oleme, võib nimetada ka katedraaliks, sest see on kodukirikuks piiskop Joel Luhametsale. Joel Luhamets saabus Tartusse 1997. Temast sai Tartu Pauluse koguduse õpetaja ja Tartu praostkonna praosta. 2015 valiti ta piiskopiks. Joel Luhamets on olnud väga aktiivne ühiskondlikus plaanis ja kirikuelus. Tahaks ära mainida, et taas ilmuma hakkava Eesti kiriku peatoimetajaks on ka Joel Luhamets olnud. Piiskop Joel Luhamets tähistab 19. märtsil 70. sünnipäeva. Külastame teda tähtpäeva eel. Piiskop Joel, sa oled oma teenimisteel olnud seotud õige mitme kogudusega. Kui neid kogudusi mõtlema hakata, siis seal on olnud nii maakogudusi, linnakogudusi, suuremaid, väiksemaid. Saan nii aru, et 3 kogudust on sellist, kus sa pikemat aega oled vaimulikuna teeninud. Saaremaal Kuressaare, Põltsamaa, ja nüüd siin Pauluse Tartus. Ja. Kui erinevad need kogudused on? No aeg on olnud erinev. Ja kui Kuressaare läksin, siis seal oli veel sellist vana aja usklikkust ja tsaariaegseid inimesi üsnagi palju ja sellist vagadust. Kuressaare oli üldse vaga linn. Eesti Vabariigi ajal öeldi, et kõige usklikum linn. Muidugi seal oli ka üsnagi palju baltisakslasi Eesti Vabariigi ajal. Aga mida aeg läks edasi, Põltsamaale tulin just sellise tõusulaine sees. See jättis ka oma ilme ja siis olid asjade tagastamised, saadi tagasi pastoraat ja nende tööde korrastamine, see oli väga vilgas aeg. Sõpruskoguduste töös, siis oli sõpruskoguduste panus väga mõjuv. Sest isegi väga suur tugi ei pruukinud tulla, aga sellega sai väga palju asju ära teha siin. Ja Tartu aeg on olnud õige mitmesugune. See on olnud ka selline, kogudus on olnud suhteliselt aktiivne ja ma olen näinud enamus aja sellist koguduse aktiviseerimist ja tõusu. Et ma ei ole pidanud väga suuri langusi üle elama. Praegu on see koroonaaeg, mis on olnud tõmmanud selle nagu mõõna ja jumalalist osavõtjate vähenemise, aga muidu on olnud ikka nagu tasapisi kasvamist kogu aeg. Ja kogu aeg midagi edasiminekut, hoonete remontimist, uute töövaldkondade käivitamist, et selline kogu aeg nagu edasimineku mõte on olnud. Ja, sa oled kasvanud usklike vanemate lapsena, usklikus perekonnas, aga oled nimetanud, et üks aasta, 1972, on sinu jaoks, sinu usuteel teatud mõttes murrangut sisaldav. Mis siis toimus või mis juhtus? No tõsi, on olemas lapsepõlve usk ja on selline usk, kus inimene võtab ise nagu sellise vastutuse. Tõsi on see, et mina ei ole küll elus kunagi kahelnud, et Jumal on olemas ja olen alati võidelnud ja sõdinud kõikide teistega. Alati olen vanematega koos, mitte sunniviisil, olnud erinevatel vaimulikel üritustel, sest vanemad olid vennaste kogudusest pärit. Nad ei käinud mitte ainult pühapäeviti kirikus, vaid nendel oli väga palju sõpru, sest vennaste kogudus lagunes ja osa jäi nendes luteri kirikusse, osa läksid ka vabakogudustesse, baptistide ja metodistide juurde ja siis nendel olid omavahel sellised kokkusaamised ja palvekoosolekud. Ma olen nendel kõikidel osalenud. Aga ühel hetkel oli selline isikliku otsuse tegemise hetk, enda vahekorra Jumalaga korraldamine, selline teadlik ja enda Jumala kätte andmine ja tajumine, kuidas Jumal kutseb ja siis hakkasid ka märkama seda, kuidas Jumal tasapisi teeb tööd sinu juures ja see oli sellise isikliku suhte loomise hetk ja see oli küll 72 aasta sügisest alates, see murrang.
Ja, aga nüüd õige varsti saad tähistada 70. sünnipäeva. Uskumatu. On uskumatu. Noor inimene saab nii vanaks. Just. Et mida see tähendab, et nii palju on antud sellised tõsiselt aktiivseks tegevuseks aega ja see aeg jätkub loodetavasti? No see tähendab ikkagi seda, et Jumal on küll siiamaani tervist andnud ja tervis on kõige kallim varandus siin selle eluasjade hulgas. Aga eks tööd tuleb teha alati nende võimete ja võimaluste ja jõudumööda ja ma usun, et ka pensionile minek ja või emerituuri minek või ametlikust teenimisest kõrvale jäämine ei tähenda sugugi vaimulikus töös kõrvale jäämist, sest siis on aega rohkem võib-olla palvetada, rohkem süveneda ja mõnikord jäävad siis sellised koosolekud ja organisatoorsed küsimused ära ja mida aeg edasi, seda rohkem saab tegeleda selle vaimulike asjadega, et Jumal igale ajale oma ülesande ja oma õnnistuse annab. Et sul on teatud lootused pandud tulevikuks? Ma arvan küll, et seni, kuni inimese hing on sees, peab ta ikka Jumalat kiitma. Ja suur tänu ja palju õnne juba ette sünnipäevale mõeldes. Suur tänu. Aitäh.